Enesekontroll on valulik teema. Selline regebänd Eesti külmas temperatuuris, et kuidas see üldse siia klapib? Tegelikult nagu Eesti inimene näeb, ilm on läinud soojaks ja sellel on ainult üks põhjus. Bombillas on alanud tuur. Ja kui me eile öösel tulime Saaremaalt, siis kohe hakkame sõitma Võsule, nii et inimesed, kes veel seda näevad, kuulevad, võivad veel täna õhtul Võsule tulla. Homme oleme hoopis Lõuna-Eestis Ihamarus labürindifestivalil. Ja järgmine nädal on juba uued põnevad kohad ees, et Bombillas toob suve. No seda regeniši, mida teie nüüd siin Eestis täidate, et seda ei olnud ju enne teid vist keegi eriti hoolega täitmas, on nii? Oli täitmas, aga mitte võib-olla nii suure hoolega, jah. Selles suhtes võib küll öelda. Aga kust tuli selline idee või kuidas teie bänd üldse nagu kokku kutsuti, et turbanid ja kogu see sinna juurde käib, et millise mõttevälgatusena ja kelle peast? No bändi algidee tuli minu peast, jah, kui seda kohe võin niimoodi öelda julgelt. Et mõttevälgatus tuli sellest, et tuli esimene lugu ja esimene lugu tuli täpselt selline, nagu tuli. See oli Ragamasta lugu, mida võib-olla just kõige rohkem meist ka teatakse. Ja sellest alates oli vaja ainult leida õiged sõbrad, kes suudaksid seda sama positiivset vibratsiooni edasi anda. Ja niimoodi see läks. Ja see nüüd edaspidi kõik asjad on juba kujunenud kogu ansambli ühiste nii-öelda tõugetega. Olin noor ja kena pois, kui kuulsin nüüd terraga. Pärast seda pole ma suutnud seda raga unustada. Kui sõpradel me kambas käime mulksud juttu vada. Minu tiksu kõrvus raga, minu raga, ainult raga, aga ja sõbranna mu kuningana ütles mulle ära lanna või ka ise panna ragasa, kui leiad kellegi pädeva, kes võiks raga õpetada, aga... Kuidas teil see suvi kulgeb? Nädala algused on nagu vabad ja tundub nii, et meie elus on praegu nii, et esmaspäev, teisipäev, kolmapäev õnnestub natuke puhata või siis muid oma asju teha ja siis nädala lõpus jälle hobustele ja mööda Eestit ringi, et õnneks on tihe. Labürindifestival on selline natukene omanäoline koht, kus räägitakse erinevatest sükestest alternatiivsetest elustiilidest. Kas ise olete ka pigem sellise elustiili viljelejad või tunnete ennast hästi just suurlinnas ja keset pilvelõhkujaid? Tundub nii, et me oleme pidanud integreeruma igat pidi, eks ju, kõik võimalused, et kuna nii mina kui Kill ja nüüd meil kogu bänd käis ära Indias, siis tegelikult Eestimaal on niimoodi, et praktiliselt iga linn on paras küla, eks ju, kui võrrelda New Delhi linna, eks, kus on tohutu saastusaste ja väga palju inimesi, eks, ja et selles mõttes, et Eestimaal nagu nii igal pool hea olla. Aga labürindifestival, jah, et need inimesed, kes sinna kogunevad, kindlasti nad nagu hoiavad kokku ja üritavad tuua välja just seda parimat osa, eks ju, et milles inimene võiks elada ja olla, et eelmine aasta me Killiga kahekesi tegime väikse etteaste seal, et me olime küll viimasel päeval, viimased esinejad, seal ei olnud küll palju inimesi enam ja palju tegevust seal enam ei olnud, aga tundub, et see õhkkond oli väga armas ja nauditav. Aga kas oma bändiga Bombillassiga siis eelistate püsida siin kodumaa pinnal või vaatate väljapoole ka? Eks me kindlasti vaatame väljapoole ka, sest nagu meil oligi, et kevadel oli India tuur, siis käisime vahepeal Venemaal ära ja küll neid tuleb veel meile variante, et kindlasti me proovime ka väljaspool olla, kuigi meie tekstid ja meie sõnum on praegu küll eestikeelne põhiliselt, siis praegu tundub, et isegi see läheb välismaa peale. Läbi muusika ikka üritatakse anda mingisugust sõnumit enda kuulajateni. Mis on see sõnum, mida ansambel Bombillas tahaks kõige enam levitada või kõige laiemalt levitada? No meie soov on ikka levitada sellist positiivset maailmavaadet, sellist, et mis ka ei oleks, et elu on tegelikult ikkagi ilus, et aeg-ajalt on tagasilööke, aga sellegi poolest, kui ikka soovida väga, siis läheb kõik hästi. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval.
veidi ihne võitu muidu lahke mees. Targalt plaani peab, palju võõraid sõnu teab, tuleviku väljavaated, need on head. Võromaa miis pole mingi naljamiis, ega ainuüksi kange kaljamiis. Muud kui mütab päevatööd, teha rasket põllutööd, tubli töökas mees Euroopas läbi lööb. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Virumaa mees on paras nupumees, kõigil teada tuntud kaval jutumees. Väidab pilgul avalal, et kõhna kiisapoeg on vaal, mehed sellised on hinnas igal maal. Aga vaat kus Saaremaa mees on julge meremees, purje paadi peremees. Ta läheb naeratus suul, kuhu iganes viib tuul, ei peata teda torm, ei püssi kuul. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Mis tahes kaunist kandist üle Maarjamaa mees, lai maailm kummardab me kõigi ees. Meid ootab Aasia, Austraalia, Ameerika maa ja 112 krokodilli Afrikas. Aga kodumaa mulda ikka südame sees, peab iga võrsil viibiv kodukandimees. Ja iga linnamees, kange külamees, ka maukas maagamees, sa laula nüüd. Siin seisab Eestimaa mees original, kel juured kodumaa põues sügaval. Siin seisab Eestimaa